This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Cause the players gonna play, and the haters gonna hate, baby. I'm just gonna shake, shake it off, shake it off. Heartbreakers gonna break again. The fakers gonna fake, baby. I'm just gonna shake, shake it off. No nii, shake it out. Olete nüüd kõik üles ärganud, jah? Olete te valmis ühendama hääled ja laulma meie Jumalale kiitus? Jah? Nii et lähme ülistame Jumala. Paneme käed kokku. Мой каждый день ты наполнил смыслом. Оживают мечты, с тобою я жизнь разделю. И это мой выбор. Ты изумляешься с чудесами. Мы вечно молоды мы, с тобой да прекрасно. Твоя, ценю каждый день я. Свет вижу я сквозь облака, черно-белая обретет цвета. Теперь что новое спаситель для меня. В этом жизнь моя. Sammu kõrval, su armastus täiustab elu su hüppes on hea, just selle ma valin. Tungib päike läbi pilvede musta valge, sa värviks igal pool. Kõik on uus, päästjaks kelle leidsin ma. Sinu armastus mind lennutab ja su vabadus on kõigi jaoks. Oled enam veel kui pagan ma. Käed kokku! Viimane aeg oma käed kokku panna, ülistada Jumalat sellel siin telgis. Tungib päike läbi pilvede must ja valge, sa värviks igal pool. Kõik on uus, päästas kelle leidsin ma. Elu tõeline. Elu tõeline. Nüüd viimid
kiitus issand sulle sellel hommikul siin. Mis sest, et siin sajab vihma, siis meie vaimud on elavad ja kiidavad sind, issand. Ja me tahame sulle tuua au selle eest, mis on siin laagris toimunud ja inimeste eest on, kes on saanud päästetud, kes on saanud terveks, issand, ja kes on saanud ka täna ristitud. Issand, me lihtsalt tahame sind selle eest kiita, sulle sellest tänu tuua. Las su trooniks olla kiitus, issand. Las su trooniks olla kiitus. Halleluuja. Halleluuja, issand. Temale, laulame korra veel. Liitume lauluga. Liitume lauluga, mis igavene on, mis igavene. Tõstame hääled koos, tõstame hääled koos. Taevas kui ka maa. Näeme su ustavust. Näeme su ustavust. Piiritud halastust. Surmati perdas, Jumalen perdas. La su trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väär. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väär. Ja läbi elu viid meid igavikuni. Ja armastuses viid meid igavikuni, ja me lõputult. Jeesus on austatud. Las su trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väär. Sina surid ja sa tõusid taas, laulame koos taevaga, o issand, oled väär. Las su trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väär. Surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väär. Kõrgel kiitus
issanda. Temale kuulub kõrgem kiitus, kõrgem kiitus issanda. Kõrgem kiitus, kõrgem kiitus issanda. Kõrgem kiitus, kõrgem issandale. Kõrgem kiitus issanda. Kõrgem kiitus issanda. Lasu trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väärt. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väärt. Lasu trooniks, vaatame tema peale, lasu trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väärt. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väärt. Lasu trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väärt. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väärt. Halleluuja. Sina oled väärt meie ülistust, väärt meie kiitust, Jeesus, väärt meie kiitust, Jeesus. Tõstame oma hääled tema poole praegu. Halleluuja, kiitus sinule, kiitus, kiitus, kiitus. Halleluuja, Jeesus. Tõstame oma käed tema poole, oma südamed tema poole, Jeesus. Jeesus, sina oled väärt, sina oled väärt, sina oled väärt, Jeesus. Sina oled väärt, Jeesus. Halleluuja, 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 halleluuja. Lasu trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väärt. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väärt. Lasu trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o issand, oled väärt. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o issand, oled väärt. Kõrgeim kiitus issanda. Vaatame tema peale. Kõrgem kiitus issanda.
anda. Kõrgein kiitus Issanda. Kõrgein kiitus Issanda. Las su trooniks olla kiitus läbi tuhandete põlvede, o Issand, oled väär. Sina surid ja sa tõusid taas, me laulame koos taevaga, o Issand, oled väär. Halleluuja. Vennad-õed, käes on üks eriline hetk. Lisaks sellele, et me ühele erilisele hetkele juba kaasa elasime. 16 inimest sai täna ristitud. Wow. Aga Jumala rahvas on ikka koos olles tuletanud üheskoos meelde ka kõike seda, mida Kristus meie eest on teinud. Meie patud on kantud ristile, me oleme vabaks ostetud, me oleme õigeks mõistetud Jeesuses Kristuses. Ja täna saame koos murda leiba, olla jälle tunnistajaks sellest, et igaüks meist on osa Kristuse ihust, tema liige. Igal ühel on oma roll, oma ülesanne. Ja ma olen palunud täna, et Eesti Kristliku Nelipühi kiriku praostid viivad läbi leiva murdmise. Te näete meie praoste, kes tegutsevad 5 praoskonnas. Ja ma palun, et vanem praost Marko Põld ka tuleb ja juhatab sisse selle leiva murdmise osa, nii et ole hea. Suur tänu. Ma palun, et meie praostid tuleks kõik siia, kes on veel kohal. Ma näen, et praost Ragnar ja praost Roman ja osad võib-olla on juba ära läinud, aga me kuulsime eile Jumala armastusest. Ja ma usun, et me võisime täna eile kogeda, kui vend Moor jagas seda. Ja ma ei tea, kuidas sinuga oli, aga mina sain uue ilmutuse sellest, milline on minu ja sinu Jumal. Ei ole mingit hukkamõistu nendele, kes on Kristuses Jeesuses. Ja kui sa oled täna siin ja kui meile palvetasime, siis ma usun, et kõik see teenimine, mis siin, kus meie rahvas ei teenitud, sina ja mina, siis ma usun, et sa võisid kogeda ühte suurt Jumala armu, Jumala armastust. Ja see on midagi, mis kuulub Kristuse lepituse läbi sulle ja mulle. Ja kui me oleme täna kokku tulnud siia, siis me võime osa saada üheskoos täna sellest Kristuse suure mälestamisest, kus me võime kokku tulla. Sa oled täna siin, ma usun, sa oled ära ühe tänutundega. Ühe tänutundega. Et tänu Issandale selle eest, et ma olen vastu võetud. Ja see ei ole mitte sinu tublidusest, sinu haridusest, sinu elukogemusest, vaid see on armust. Kristuse armust. Ja kui me kuulsime ka selles pildis, kuidas vend Moor ütles, et kui ma saaks teile pildi maalida, milline see pilt oleks. Ja kui sa seisad, sa kirjutad selle, kui sa oled Jumala kohtu ees ja süüdistaja süüdistab sind, siis ei hakka ükski video mängima. Ei ole midagi kellelegi öelda, kui meie kaitse Kristus tõuseb, ütleb, sina oled mu vend. See on su poeg. See on su tütar. Ja ta räägib sinust. Ta räägib sinust. Ja ma olen täna kokku tulnud, et üheskoos mälestada seda, mida Kristus on teinud sinu pärast. Ja see on just õige hetk, kui me tuleme kokku ühe perekonnana sellesse Nelipühi kiriku laagrisse.
Me oleme täna kokku tulnud kui üks Jumala rahvas, õed, vennad. Ja me saame üheskoos täna sellest osa. Ühe tänutundega, mida Kristus on teinud minu eest. Ja ma usun, et kui see oleks olnud ainuke, kui see oleks olnud ainuke inimene, ta oleks seda siiski teinud sinu pärast. Ja kui me oleme täna siin, siis läheme ühe tänutundega, läheme ühe aukartusega täna Jumala autrooni ette. Murrame üheskoos seda leiba, sama osa karikast. Ja täname Issandat oma südames. Tänu Kristus selle eest, mida sa tegid. Me saame üheskoos võtta selle leiva. Ja miks me seda teeme? See on see, mida Kristus meile jättis. Kui ta oli oma jüngritega ülemises toas, ta teadis, milline teekond ta ees ootab. Me kuulsime, et ta tehti patuks sinu eest. Kogu patt tuli tema üle. Ta oli selle patukoorma all. Ta ei teinud mitte midagi valesti. Ta ei pidanud seal üldse olema. Ta tegi seda armastuses sinu vastu. Ja kui Jeesus oli ülemises toas, ta võttis leiva. Ole hea, Raastromann ja Murra. Ta võttis leiva, ta murdis. Ja ütles, see on minu ihu, mis antakse teie eest. Samal kombel võttis ta karika. Nüüd see on minu veri, mis valatakse teie eest. Me täname sind, et sinu veri sai antud meie eest, sinu puhastav ja vabastav veri. Ja me võime ainult ette kujutada, mida sina kogesid ristil olles ja meie pattu enda peale võttes. Isa, me täname sind selle vabaduse eest, me täname, et sa olid sillaks inimkonna ja Jumala vahel, Jeesus. Kui poleks olnud sind, poleks olnud meid. Kiitus ja tänu olgu sinu nimele. Aitäh, et see karikas on juba õnnistatud. Kiidetud olgu sinu nimi. Господь, мы благодарны Тебе за Голгофский крест. Ты сказал, делайте это в мое воспоминание. Иисус, мы сегодня здесь для того, чтобы сказать, что мы помним. Мы не забыли, Господь. Мы помним Твою любовь, мы помним Твою силу спасения, мы помним прощение грехов, мы помним исцеление, Господь. И мы хотим сказать Тебе сегодня спасибо, Иисус. На этом месте да будет прославлено Твое святое имя. Аллилуйя. Мы принимаем все это во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Halleluuja. Nüüd, armas rahvas, meil on siin arvad praustid, võtame leivad ja karikad. Ja me jagame meid niimoodi siia, et meid on siin 4 kandikut ja 4 alust. Ja me tuleme siit eest läbi ja saame iga üks osa. Ja teeme niimoodi, et kui sa oled selle võtnud, siis mine oma kohale. Ja ootame, kui kõik on seda ära teinud, teeme seda üheskoos. Saame seda üheskoos osa kui üks Jumala rahvas. Kui sõna läbi maailm loodi, olid sina sõna see. Ja maa peal käies ilmutasin Jumala hilguse. Pole nimedes kaunima, pole nimedes kaunima kui nimi Jeesus kuninga. Pole nimedes kaunima, võrreldamatu sa. Pole nimedes kaunima kui nimi Jeesus. Meil tahtsid koduks andla taeva,
nimedest kaunimad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus. Pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus. Su nimi suur, pole kaunimad kui sa. Pole nimedest kaunimad, võimsamad. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, pattu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitus, su nimele austus, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsev. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Твоем имени сила Бог, в Твоем имени сила Бог. Ты царь мой Иисус Христос. В Твоем имени сила Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила Бог, Иисус Господь мой. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и вовеки, прав Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. halleluuja. Usume, me kõik oleme saanud ja võtame üheskoos ja saame osa sellest Kristuse ihust ja leivast. Surm sind ei võitnud. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, pattu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, sinule austus, sa üles tõusnud kuningas. Pole rivaali, pole rivaali, sa igavesti valitsev. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nime. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu
sa, pole nimedest võistlema kui nimi Jeesus. Pole nimedest võistlema kui nimi. Ja nüüd on meil ka Kristuse veri ja saame osa ka sellest, nii et olge õnnistatud. Ja kui keegi jäi veel ilma, siis või jõudis, siis tulge siia saage osa siit, kui keegi jäi veel millestki ilma, nii et usun, et kõik enam-vähem said, kui keegi tuleb, et tahaks veel osa saada ja ka ta ei saanud karikat, siis tule ja võta. Kus ta läks? Jaa. Vau, milline võimas hommik. Murame üheskoos leiba, rõõmustame uute perekonnaliikmete üle, kes on kinnitanud pitsatiga oma päästet ja andes avalikult tunnistust. Me tuleme praegu palvesse. Meil on siin mitmed palvesoovid. Ja meil on ka tänupalveid. Et ei ole ainult soovid, aga on tänupalved ja me paneme tähele neid asju, mida Issand on teinud. Palve vastus oli, et pangalaenul oli täna viimane makse. Halleluja. Milline vabanemine. Ta päästis mu abikaasa 4. astme vähist. Ta elab normaalset elu juba 2 aastat. Ta on mind päästnud ja oma lapseks võtnud. Halleluja. Ma tänan, et Jumal on mind õnnistanud mega ägedate sõpradega. Tänan, kallis Jumal, sa oled minu terveks teinud. Pealaest oled allani. Jumal on kõik võimas. Palve soov, et hea saaks terveks reumaatilisest artriidist. Ja seal on rohud. Muuseas, ta on üks töötaja siin Neljärvel. Ja lihtsalt palume tema tervenemise eest, aga palume ka, et ta saaks Jumal omaks. Palve soov, et kellegi abikaasa saaks alkoholist vabaks. Et Jumal puudutaks 20-aastast poega, Karolit. Keegi soovib uut last. Et saaks üle oma lapse kaotusest. Et Katrini vaim, hing ja ihu võiksid olla vabad. Et üks inimene saaks vabaks lihaste ja liigeste haigusest. Palvetatakse ühe mehe eest, et ta võtaks vastu Jeesuse ja tunnistaks oma päästjaks. Et laps saaks vabaks sooleprobleemist. Et see aktsiooni käigus, kui inimesed kuulsid Jeesusest, et need kannaks head vilja. Keegi tahab palvetada oma venna eest, kes on vaimse tervise tõttu haiglas. Ja palvetame ka ühe naise eest, tema tervise eest, psüühilise tervise ja tema silmaprobleemi eest. Aga Jumala rahvas, tuleme ühel meelel praegu palvesse ja toome need Issand ette. Kallis Issand Kristus, me tuleme sinu ette praegu ühel meelel. Me täname kõigi nende võitude eest, mis sai praegu ette loetud. Me täname ka nende eest, mida ette ei saanud loetud, aga mida sa oled teinud meie eludes.
me täname selle võimsa laagri eest, issand, me täname, et sa oled kinnitanud, et sa oled vabastanud, et sa oled päästnud, et sa oled üles ehitamas. Ma tänan, et me saame olla osa sellest. Me täname, et me võime olla tunnistajateks sinu imelistest tegudest. Jeesuse Kristuse nimel tänu, et sinu kuningriik laieneb. Tänu, et iga päevaga lisandub rohkem päästetuid juurde. Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me toome need palvesoovid sinu ette, me anname need sinu kätte. Me hüüame sinu poole nende pärast Jeesuse Kristuse nimel. Las need saada vastatud, las imed sündida, las tervenemised tulla esile. Me ei palu oma isekate himude eest, aga me palume tõsiste asjade eest, issand. Võta meid kuulda, las imed tulla esile, las tervenemised juhtuda Jeesuse Kristuse nimel. Suur on issand ja kardetav on tema nimi. Kõik võimas Jumal, kellel ei ole mitte midagi võimatut. Ülistus ja au olgu sulle igavesti. Halleluja. Tänu olgu talle. Amen, amen. Tahaks jagada mõned tunnistused. Keegi lasteprogrammist ütleb nõnda, et koges koosoleku lõpus Jumala kohalolu nii võimsalt, nii reaalselt. Amen. Keegi veel lastetööst jagab, Jumal on imeliselt tegutsenud. Paar last sai päästetud, mitmed püha vaimuga ristitud. Lapsed on andnud tunnistusi sellest, kuidas on kogenud Jumal ligiolu tundides, saanud julgustatud. Lastel oli täna hommikul võimalus anda üle kõik asjad, mis nende südant vaevavad, süütunne, viha, kadedus, valetamine. Nad olid nii siirad, avatud, palvetasime emade, isade haiguste eest, millest lapsed palusid. Samud paljud lapsed tegid pühendumispalved ja tunnistasid, et igatsevad Jumalale lähemale. Oleme tänulikud, Jumal tegutseb laste seas. Amen! Vau! Vau! Et võib-olla ei teagi, aga paralleelselt on lasteprogramm ja Jumal teeb imelisi asju seal. Paralleelselt on ka mitmeid muid asju, nii et üks nendest on palvekliinik, mõned tunnistused sellest ka. 43-aastane naine oli vigastanud kätt tõlga. Palvetasime, järgmine päeval tuli tunnistama, et valu on käest õlast läinud ja neeruvalu ka. Tänu Jumalale. Naine 36 aastat vana, kõõlusse vigastus, tulin karkudega, aga pärast palvet enam kark ei vajanud. Mees 42-aastane põlv valutas pärast palvet ja jalgade mõõtmist palvekliinikus lahkus valu ja kangus põlvest momentaalselt. Naine 50-aastane tuli ekstra palvekliiniku pärast kohale, et saada teenitud, sai lohutust leinale ja püha vaimu keele, tuli nuttes, läks hõisates. Tänu Jumalale, tänu Jumalale. Issand on vägev. Amen, amen. Ma kutsun Tarmo siia, ole hea, julgusta meid andmise juures. Meil on võimalik nüüd panustada. Seda saab teha 3 viisil, sularahas, kaardimaksega ja ülekandega. Ole hea, Tarmo. Aitäh, Ivo. Tere, armas kogudus. Tore on näha teie rõõmsaid nägusi. Kes on saanud õnnistatud selle laagri läbi? Kastetud, joodetud, üles tõstetud, julgustatud, vabastatud. Mis see meie pealkiri oli? Vabadus Kristuses, jah? Super. Kas see pole vägev? Tuled siia, saad osas fantastilisest seltskonnast, Jumala sõnast, kõigest, mis üldse võid oska unistada, võid osad tunnistada, jah? Minul jäänud väga raske osa muide. Ma ei ole mingi eriline rahakoguja. Märt võttis suure osa teilt juba ära. Janno pigistas teilt viimase välja. Ja ma mõtlesin, et mis ma nüüd pean tegema siis. Kas keegi on käinud Ikeas? Tõstke käsi, kes on käinud Ikeas? No mõned ikka on käinud. Seal on fantastiline süsteem. Sa käid kõik need poed läbi, ostad omale asju. Need on niimoodi täpselt sätitud, et alguses on kõige kallimad asjad, siis lähevad väiksemateks ja väiksemateks ja väiksemateks ja siis, kui sul on raha otsas ja siis hakkad uksest välja minema,
siis on üks saialett, kus on krossanti müüa, mis maksab, ma ei tea, 10 senti tükk. Et sa annad oma viimased veeringud ka veel ennem ära, kui sa sealt välja lähed. Ma julgustan, et ma ei tee nii. Aga ma tahan anda ühe väikse perspektiivi. Ma ei tea, palju sa andnud oled. Ma usun, et mitte selle järgi, palju Märt suutis julgustada või palju Janno jõudis sinu südant puudutada. Aga tegelikult andmine on usu küsimus. See on usu küsimus. See ei ole see, mida keegi juht või pastor siit eest räägib või püüab sulle selgitada või sind inspireerida, et sa annaksid. Aga see on usu küsimus. Ja me teame seda lugu kõik väga hästi Moosese raamatust. 1. Moose 26:12, kus oli nälg maal ja Iisak külvas sellel aastal. Mäletad seda lugu, jah? Ja ta sai 100-kordselt tagasi. 2 lihtsat asja, mis ma tahaksin sulle kaasa anda. Mõeldes oma tuleviku peale, mõeldes oma finantsolukorra peale, mõeldes selle peale, kuidas Jumala riiki külvata. Mul on sõber põllumees, kes kasvatab kartuleid. Ja vahest on mõni aasta siuke, et ei tule palju saaki. Ja mõni aasta on jälle siuke, et ütleb, et uskumatu, mul ei mahu aita ära kartulid. Ja siis ta jägab ja õnnistab teisi. Aga seal on üks printsiip, mida ka Iisak tegi. Ta külvas. Aga see, et sa saaksid külvata, sul peab midagi olema. Märt on selles mõttes pioneer. Kui ta oled kuskil tema kursusele osalenud, siis ta räägib, kuidas tal on erinevad fondid. Tal on naljafond ja tal on andmisfond ja tal on missionifond ja tal oli vist 7 fondi, ma mäletan, kui ma ükskord tema tunnis olin. Aga see minu sõber samamoodi. Ta iga aasta paneb oma traktorid valmis, vaatab üle, seemne kartulikotid on reas. Kas tuleb või ei tule, ta ei tea, aga ta valmistab ette. Kas sa oled juba ette valmistanud oma andmise fondi? On sul üks andmise fond? Võib-olla sul ei ole. Võib-olla sul käib lihtsalt selle järgi, kuidas sul kuu eelarve jookseb ja lihtsalt lähed vooluga kaasa ja usus liigud võib-olla, ma ei tea. Aga üks võimalus, kuidas ka ette valmistada, on, et sa lihtsalt palvetad. Ja see on minu tunnistus. Enne koroona aega kuidagi ma tundsin, et jõud hakkab lõppema, sest et tahan panustada kogu südames kogudusse. Aga kogudus on veel noor ja sealt tõesti palka ei tule. Aga sellest pole hullu. Jumal on andnud mulle imelise tervise ja oskused, ma teen tööd. Aga ma kuidagi mingil hetkel tundsin ühte trotsima, sest et asjad ei liigu nagu õieti. Ja ma hakkasin palvetama sükest palvet, et Jumal, nii vähe tööd kui võimalik, aga nii palju raha kui võimalik. See oli minu usu samm. See oli minu usu samm. Sa ei pea nii tegema, tee nii, kuidas sinu usu võet ja samm või usk lubab. Aga midagi tee ja pane valmis ja valmista ennast ette. Ja ma hakkasin seda regulaarselt palvetama, et Jumal, nii vähe tööd kui võimalik, aga nii palju raha kui võimalik. Esimene asi siis, pane midagi valmis, valmista ette. Mis iganes siis on see pisku või rohkem, aga sa pead ette valmistama ennast kuidagi moodi. Sest muidu Jumal ei saa õnnistada. See on see lihtne külvi ja lõikuse seadus, kas pole nii? Teine punkt on see, et sa pead ootama. See on raskem variant. Me vahest tuleme ja tead, siis on halleluuja, kõik on vägev, tead, anname ja aga siis see kuidagi sinna jääb. Ole selles ustav. Ole selles varumises, ole selles palves ustav või selles seismises, usus seismises ustav, et Jumal õnnistab sind. Et Jumal on su varustaja. Ja ma pean kokkuvõtlikult ütlema, kui koroona algas, siis minu asjad hakkasid üles mäge minema. Sellepärast, et ma olin ustav selles samasest palves, ma ei jätnud jonni. Sest ma tundsin, et ma lihtsalt lõppen ära muidu inimlikult. Mis iganes sa teed, ole püsiv, ole järjekindel. Nagu Iisak, ta külvas raskel ajal, kui oli nälg. Ta ei öelnud, ma nüüd hoian kokku, ma varun oma aita. Ja võib-olla mõtlegi,
mitte selle peale, et meil on nüüd võimalus anda. Anna rõõmsa südamega, kui sul ei ole anda, ole rõõmus, sest siis sa oled juba kõik ära andnud. Võib-olla. Aga mõtle perspektiiviga, milline õnnistus on olnud sulle ja mulle see laager. Mõtle järgmise aasta peale. Pane üks väike seeme järgmise aasta jaoks valmis. Külva selle perspektiiviga, selle ootusega, et jess, ma tahan jätku, ma tahan tuua oma sõbrad, ma tahan tuua rohkem inimesi siia laagrisse. Ja mine tea, äkki ükspäev on EKK-l oma keskus. Muide, Märt valmistab seda ette, teate? Tema teeb juba osusamme seal, mets on maha võetud ja järv on valmis ja ma ei tea, mis seal veel toimub juba. Aga tee üks ususamm ja ole ustav, külva järjepidevalt ja sa näed Jumala lõikust. Sa näed Jumala lõikust. Ma usun. Kas koguduse abilised võtsid juba üles? See käis nii kähku või? Okei, teil on siis võimalus anda mitut moodi internetis. Taga on ka terminal ja näete seal, Kadi tõstis käe, saate seal anda kõik, mis teil on anda, mis te tahate anda. Aga olge rõõmsad, sõbrad, kui te annate. Issand, me tõuseme ühes koos. Issand, me oleme nii tänulikud sinule, et meil on võimalus anda, et sina oled meid õnnistanud, et meil üldse midagi on. Et meil on elu, meil on tööd, meil on tervist, meil on kõik ülikülluslikult Jumal, millega sina meid varustanud oled. Ja see on ainult pisku, mis me saame sulle tagasi anda. Meie usu kinnituseks, et sina oled varustaja, et sina oled meie taevane isa, kes kannab hoolt meie eest igal ajal. Jumal õpetab meile oma raha- ja majandussüsteemide süsteeme, kuidas need toimivad, kuidas tuleb varustus, kuidas tuleb õnnistus meie ellu, kuidas see võib voolata paljude teiste inimeste eludesse, Jeesus. Ja ma tänan iga anneta eest. Ei ole vahet, palju sa annad, aga anna ühes usus ja ühes veendumuses, et Jumal varustab, Jumal õnnistab, Jumal katab sinu vajadused Jeesuses Kristuses. Tänu sulle, issand, selle eest. Tänu sulle iga andja eest. Tänu sulle, et sina oled meie taevane isa, kes kannab hoolt, kes näeb meie vajadusi. Tänu sulle, issand. Amen. 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 Aitäh, Tarmo. Ja nüüd me võime istuda. Me tahaksime nüüd õnnitleda meie armsaid ristitud saanud inimesi. Alur, ole hea, tule siia. Ja kõik ristitavad, palun, tulge siia ette halli vaiba peale järjest ja õnnitleme neid aplausiga. Vau, suur ime on sündinud. See on võrratu otsus, mida te olete teinud, vennad õed. Ja mul on suur rõõm anda teile ka üle ristimise tunnistus. Ja kui ma nime nimetan, ole hea, tule siit minu juurest läbi ja siis saad tunnistuse ja saad oma kohale tagasi istuda. Margo Tõnisson. Vist kuulutab juba evangeeliumi kuskil või? Taavi Neidla. Miia Saar. Indrek Tamm. Kristen Maalin. Karoliine Maalin. Joonas Simeon Kasjava.
Oleksandr Kontorski. Kas ma hääldasin õigesti? Jah. Korraks läks välja. Vitali. Roman Kalandia. Emilia Kram. Jana Tomusk. Keidi Post. Elgar Õunapuu. Janelin Õunapuu. Philipp Abt. Need nad on, meie uued vennad ja õed Kristuses. Palju Jumala õnnistusi. Sirutame oma käed hetkeks nende poole veel. Isa taevas, ma palun, et need armsad, kes täna seisavad siin, olles andnud tunnistuse, et nad on otsustanud järgida sind kogu oma ülejäänud elu. Ma palun, issand, et nad võiksid kogeda koos sinuga erilisi hetki oma elus, ka siis, kui on raske, väljakutsed. Issand, et nad teaksid, kelle poole hüüda, kellelt tuleb abi. Kinnita neid armsaid nendes paikades, kus nad iganes teenivad. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Olge head ja võtke istet. Nüüd ma kasutan veel võimalust, palun oma abikaasa ka omale appi. Hästi. Ma arvan, et oleks hea, kui sa tuleksid siia, sest ma ei tea täpselt nime, mis järjekorras nad seal tulevad. Et meil on laager, mis on hästi korda läinud ja selleks on vaeva näinud paljud tublid inimesed siin. Ja osad on juba kätte saanud oma tänud ja kingitused ka, aga mul on veel mõningaid kingitusi üle anda. Marko ja Maret Põld, lastetöö. Ja lisaks sellele oli Marko ja Maret siis need vahendajad isikud, kes Keith Moori aitasid Eestisse tuua. Nii et suur tänu, Marko. Aitäh teile. Hans Heiki ja Maria Metsamaa. Hans Heiki ülistusjuht, Maria Metsamaa noortetöö. Palju õnnistusi, Hans. Samuel Aksel Maikalu, noortetöö. Svetlana Taraban, tõlkemeeskond ja sina olid see, kes vastutasid. Ja võite oma meeskonnaga siis lahkesti jagada neid komme, kes kõik selles tiimis kaasa töötasid. Juht pidi otsustama, kellele annab ja kellele mitte. Suur tänu ja palju õnnistusi. Artjom Jagudin, helitehnik ja meeskond. Valter Rooso, pereraadio direktor, kes kuskil seal on kogu seda
teenistuste sarja üle kandnud üle kogu maailma. Nii et meil on jälgijaid päris palju ja sealt ta tuleb. Nelijärve puhkekeskuse kollektiiv. Vist on nii, et nad veel askeldavad kuskil, aga nemad on teinud suure töö ka selleks, et meid toitlustada ja kõike seda siin ette valmistada. Kadi Vildersen, suure töö ära teinud. Kiriku sekretär Ellen Jallai, tohutult palju, ma arvan, igaüks on teiega suhelnud, aga Ellen on vist laste töös hetkel. Ja muidugi kogu selle suure laagri korraldamise vastutus on olnud pastor Ivo Hundi õlgadel. Nii et pastor Ivo Hund, suur tänu sulle! Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa ja panustasid sellesse. See on lihtsalt võrratu aeg olla koos ja nautida kõike seda, mida meie jaoks on valmis pandud. Nii et tahan tänada tõesti südamest igat ühte. Aga nüüd, nii nagu mina olen aru saanud, on selgunud ka võrkpalli võitja ja selle osa siis Ivo tuleb ja annab teada. Aitäh, Alur. Tahaks nii palju öelda, et mina tegin kõige vähem siin laagris üldse. Ma lihtsalt tahan tänada kõiki neid teisi, kes tegid kõige rohkem. Eriti Kadi, aitäh, sina ööd ja päevad, päevad ja ööd ja veel ööd ja päevad tegelesid sellega ja seal punases telgis toimetasid ja korraldasid enne laagrit mitu kuud ja nüüd laagri ajal ja paljud teised. Aitäh teile. Ilma teieta see oleks sündinud. Taevaisa õnnistus ka, soosing selle üle, et need külalised said tulla ja kõik said majutatud, kõik said transporditud ja tema võidmine oli meie keskel. Inimesed said terveks, paljud said vabaks, pea 20 inimest ristitud. Mis me veel tahta saame? Ja ma usun, EKNK koguduste jaoks on see üks hea särts uueks hooajaks, kas pole mitte nii? Amen. Amen. Aga nüüd natukene uudiseid, või mitte uudiseid, aga sellised tähelepanekuid, kadunud asjad, kui sul on midagi kaduma läinud, seda saab hosteli receptionist, ehk siis, kuidas eesti keeles on, vastuvõtust, hosteli vastuvõtust kadunud asjad. Üks kõrvaklappide set ikka kadunud. No, ikka on kadunud. Tuli välja, aga ikka kadus jälle midagi ära. Nii et ole hea, vaata oma taskud üle, oma hostel üle, oma tekialused üle, kui üks kõrvaklapi set on seal, siis ole ja too kiiresti siia tagasi. Aitäh. Võtmed tagasi, siis keegi pani receptionisse. Kadi, me oleme ikkagi Eesti maalased, eks ole. Vastuvõttu. Kas see on hosteli vastuvõtt, jah? Hosteli vastuvõttu. Kõik võtmed tagasi hiljemalt 12-ks. Okei? Sest uus laager tuleb sisse. Tiim peab ära koristama siin. Nii et hiljemalt check out kell 12 hosteli vastuvõtus. Ma pean ise meelt parandama selles samas asjas, milles ma noomin teisi. Välja registreerimine oma ruumist. See kõlas kohmakamalt veidi, aga nüüd rõõmsamad uudised, võrkpalli tulemused. 3. koht, Toompea kogudus. Teine koht ei keegi muu kui Valga. Esimene koht, Trummipõrin. Ja see on Põltsamaa.
Amen. Aga kogudus tõuseme hetkeks, korraks avame oma südame ja suu Jumala poole, siis saame kohe kuulda Jumala sõnad piiskop Alu Rõunpuult, nii et laulame korraks. Laulame kõik koos, surm sind ei võitnud. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, pattu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nime austust, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurin su nimi nimeteed. Твоем имени сила, Бог, в Твоем имени сила, Бог. Ты царь мой Иисус Христос. В Твоем имени сила, Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила, Бог, Иисус Господь мой. Ты равный, тебе нет подобных, сейчас и вовеки, брат Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Pole nimedest võimsama, pole nimedest võimsama, kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsama, võrreldamatu sa. Pole nimedest võimsama, kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsama, kui nimi Jeesus. Pole nimedest võimsama, kui nimi Jeesus. Isa, me täname sind, et sinu nimi on tõesti kõrgeim kõikidest nimedest. Nimi, milles on pääste, lunastus, vabastus. Täname sind, et me täna sinu nime ikka võime kiita ja ülistada, tõsta kõrgeks, kuulutada selle rahva keskel, kus me elame. Teades, et ainult selles nimes on pääste ja vabadus igale ühele, kes usub. Täname sind, et sa oled siin. Õnnista seda hetke, kui me sinu sõna uurime ja selle juurde peatume. Kõnele meiega, püha vaim. Tee elavaks Jumala sõna. Tänu sulle, et meil on oma emakeelne Jumala sõna. Kiitus sulle nende meeste ja naiste eest, kes on selleks palju vaeva näinud. Täname sind oma usu isade ja emade eest. Tänu sulle ka meie kallite kirikujuhtide eest. Tänu sulle nende rajajate eest, kes on rajanud aluse ka Eesti kristlikule nelipühi kirikule. Mõtleme nendele täna tänu tundes. Kiitus ja tänu sulle. Õnnista piiskop Märti Kanadasse, kui ta on jõudnud. Õnnista pastor Harri Leesmenti, kui ta on Austraalias. Tänu sulle Allani eest, kes nägi palju vaeva, aga on tulemus olemas. Kiitus ja tänu sulle. Amen. Olge head. Võtke istet. Apostel Paulus, paljudele tuttav ja tuntud Jumala sulane, kirjutab kirja galaatlastele ja kirjutab väga innuka, kirgliku pühendusega. Ja see kiri on väga põnev, väga sisukas. Ta ei ole pikk kiri, tasub lugeda, aga seal ta ütleb, vabaduseks on Kristus meid vabastanud.
püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Paulus kirjutab selle pagan kristlastele, neile, kes olid saanud päästetud, mitte enam tegude kaudu, aga usust Jeesusesse, Kristusesse, Jumala armust. Kõik see oli juhtunud selle kuulutuse kaudu, mida Paulus koos oma jüngritega tollel ajal siis tegi. Aga juhtus nii, et tollel ajal elasid ka seal ikkagi need mehed, kes arvasid, et sellest üksi ei piisa. Et lisaks sellele, et uskuda Jeesust, on vaja ikkagi ümberlõikamist, on vaja käsuseadusi pidada. Ja nad ütlesid, et see, mis Paulus on teinud, see ei ole päris see, mis olema peaks. Te peaksite ikka ennast laskma ümber ka lõigata ja käsku pidada. Ja Paulus võitles kirglikult selle vastu, et see vale ei tuleks jälle nii-öelda kimbutama neid, kes on saanud usust päästetud. See oli tollel ajal väga kriitiline teema, just nimelt mõeldes sellele, see võis panna kõikuma neid kristlikke aluseid, millest Jeesus oli õpetanud, millest apostlid olid osa saanud. Ja Paulus oli väga kirglik, seisis tõe eest ja ütles, et piisab sellest, kui te usute Jeesus Kristust ja võtate armus vastu selle pääste, mis teie eest on valmis pannud. Täna meie selle teemaga enam nii palju ei tegele. See on meie jaoks selge. Me oleme armust päästetud saanud, õigeks mõistetud. Aga me ei saa ka öelda seda, et sellist vabadust piiravaid asju meie keskel üldse ei ole. Jätkuvalt me näeme, et neid asju on tänapäevalgi, mis püüavad ühelt või teiselt poolt piirata seda vabadust, mis meil tegelikult Kristuses juba on olemas. Ja eelnevatel õhtutel me oleme kuulnud head Jumala sõna sellest kõigest, millest Kiif on ka kõnelenud. Vabadus Kristuses. Mul on nii hea meel, et Alice ja Alan on toonud Eestisse kursuse, mis kannab pealkirja Vabadus Kristuses. Ja ma ise ka läbisin selle kursuse, mul on isegi särk olemas, Vabadus Kristuses. Ja see on võrratu. Ja nii nagu mõned teist juba tähele panid, see kursus on uuesti taas algamas sügisel. Ja ma kindlasti soovitan, kui vähegi võimalik, osale selles kursuses. See aitab väga palju läbi murda nendest asjadest, mis piiravad või kammitsevad sind ja tahavad kinni hoida ja sul ei ole tõelist vabadust Kristuses. Meie laagri pealkiri või juhtsalm on 1. Thessalonika 5.23. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. See sama kuuldud kirjakoht ütleb, et meie vaim ja ihu ja hing peavad olema hoitud tervikuna. See on Jumala soov. Ja see tähendab, et kõik need 3 komponenti on väga olulised Jumala jaoks ja sinu jaoks. Minu seekordne sõnum on saanud tõuke ühest vestlusest oma kalli abikaasaga. Õigemini ühest küsimusest, mille abikaasa mulle esitas umbes 6 aega tagasi. See on väga lihtne küsimus. Ta küsis nimelt, millal mul puhkus hakkab ja millal see lõpeb. Ausalt öelda ma olin täitsa kimbatuses. Ma ise ka jahmusin, sest mu vastus talle oli nii udune, kui üldse olla saab. Ja see ei ole esimest aastat niimoodi olnud kahjuks. Ma ei olnud sellist konkreetset aega paika pannud. Ma olen juht, mul on kogu aeg vaja midagi teha. Mul on vaja kogu aeg kuhugi minna. Mul on vaja sellele kohtumisele jõuda. Tead, ma üldse ei julgenudki mõelda, et ma saan niimoodi konkreetselt, vaat see kuupäev ja siin lõpeb. Täitsa, tead, ma olin täitsa plindris. Ja siis ma muidugi ei tundnud ennast hästi. Ja ma jäin mõtlema, mul tuleb seda teemat hakata uurima. See on üks jama asi, tead, see kordub aastast aastasse. Ma kogu aeg hämaan või udun ja mul ei ole konkreetset vastust.
ja ma hakkasin seda teemat natukene uurima rohkem ja muidugi piibel oli üks allikas ja teine selline, kuidas öelda, allikas oli, et ma hakkasin vaatama, kuidas meie kirikujuhid, meie rajajad on hakkama saanud. Sest kes juht on, siis see teab, mida see tähendab. Oled sa koguduse pastor, kuskil praost, kuskil tööarujuht, sa tead, mis tähendab vastutus, sa tead, mis tähendab töö. Ja ma mõtlesin, ma olen aus teiega, mul oli täitsa tead selline hirm, et mismoodi see üldse asi töötab, et kas see üldse on võimalik, et juhid tead puhkavad ja kas nad üldse saavad seda teha. Ja ma uurisin ja leidsin Jumala sõnast, et kuule, hing, ihu ja vaim, nii nagu Thessalonika kiri ütleb, on tervik ja see peab olema hoitud tervikuna. Kõik need kolm on olulised. Ja ma leidsin, et kui me räägime vabadusest täna, vabadusest Kristuses, siis see, mina arvan, on ka üks oluline teema, kui mitte igaühele, siis ma arvan, pastorid täna küll rõõmustavad, kuuldes seda, et vau, meil on ikkagi võimalus puhata ja seda teha täitsa ilma süümepiinadeta. See on täitsa võimalik. Mina murdsin sellest läbi. Üks osa seal oli selles kursuses ka, Vabadus Kristuses. Seal oli üks tore hetk, kus sa pidid vaatama nendele asjadele otsa ka. Ja mulle, kui ma seda teemat uurisin, siis mulle tuli nagu üks, nagu nimetatakse üks kummituslause, aga see, ma muidugi ei ütle, et see on kummitus, aga üks lause, mida ma olen päris tihti kuulnud ka kristlaste suust ja ma olen ise ka kasutanud seda. Ja see on see, et kuidas sa puhkad, kui saatan ka ei puhka ja kogu aeg töötab ja eksitab inimesi, mismoodi sa saab puhata? Tea, ma jäin mõtlema selle lause üle ja siis korraga üks küsimus minule sees kerkis, et kuule, keda sa õige teenid? Kas saatanat või Jumalat? Muidugi ma ütlesin Jumalat. Ja siis ma võtsin piibli lahti ja leidsin piiblist 1. Moosese raamatust 2. peatükist 2. ja 3. salmi. Ja siin on nii. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi. Ja siis ta hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja kui ta seda tegi, et ta puhkas, hingas, mida Jumal tegi? Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Wow! Kui see kirjakoht nagu kargas, tead, kui mina teenin Jumalat, siis see on ju, mis peaks mind kõnetama ja mitte see lause seal, et saatan ei maga ja tead, sul tuleb ka kogu aeg anda tuld ja tuld ja tuld, sest inimesi ja ta kogu aeg eksitab. Ta on teinud seda mitu tuhat aastat. Aga mida Jumal ütleb? Mina tegin ka. Ma tegin 6 päeva, panin nii, et vähe pole, kõik tegin valmis. 7. päev ma puhkasin. Kuule, kui Jumal juba puhkas, mis sa oled rohkem kui Jumal, et sa ei vaja puhkust või? Sa vajad. Lisaks, kui sa loed Vana Testamendi, siis Jumal andis oma sulase Moosese kaudu teada, et tema ära valitud rahval, meie oleme ka ära valitud, Jumal on ju sind kutsunud, meil tuleb pidada kinni Jumala sõnast ja puhata ka. Ja seal lisaks sellele 1 päevale tuleb sellel rahval iga 6 aasta tagant puhata. Ja siis mitte enam 1 päev, 1 aasta. Tervelt 1 aasta. Ja seal on veel iga 49 aasta järel tuleb juubeliaasta. Ma olen nüüd 50 täis. Ma pean mõtlema. Õigemini, ma olen varem sellele juba mõtlema. Nii et siin on juttu juba tervest aastast. Uues testamendis ütleb Jeesus ise,
me arvame, et okei, see oli see Vana Testamendi aeg, aga kuidas Uues Testamendis, me oleme ju uue lepingu rahvas, aga Uues Testamendis Jeesus ütleb, et hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamise päeva jaoks. Jeesus kinnitas seda, et me vajame puhkata täpselt samamoodi nagu iga teine inimene. Pastorid, te vajate puhkust. See ei ole, et te peate panema 24/7 nagu orav rattas. Te tõmbate ennast nii ribadeks, et kogudusel ei jää pärast seda head karjast enam alles. Ma ei tea, kas selle ütlusega, et saatan ei puhka, tahetakse näidata, et ma olen sama vapper või tugev nagu saatan või ma ei tea, mis sellega öelda tahaks, aga igal juhul ma leidsin, et see on päris eksitav lause. Ärge seda kasutage. See viib teid vales suunda. Jumal puhkas. Ja Jumal on seadnud puhkuse inimese jaoks. Piibel ütleb, et inimene peab puhkama ja see ei ole mitte nõrkuse märk, vaid see on ühe targa inimese tunnus. See on ühe aruka inimese otsus. Vaimulikel töötegijatel, aga üldse juhtidel on selle teemaga, kuidas öelda, vahel päris rasked asjad. See on mõne jaoks tõeline peavalu, et sellest teemast püütakse üldse eemal hoida ja mitte käsitleda, sest tööd on vaja ju teha. Me oleme ju kutsutud viinamaale tööliseks, mitte puhkajateks. Muidugi oleme töötegijad, absoluutselt. Aga et üks töötegija vastu peaks, siis ta vajab ka puhkust. Ta vajab seda. Mõtteviis, et kui sa puhkad, mis oli ka minul, oli, et kuule, nii kui see vähegi tuleb, sa oled laisk. Sa ei viitsi midagi teha, sa puhkad. Kui sa kätt pulsile ei hoia, vaata, mis siis võib juhtuda, sa ei saa seda endal lihtsalt lubada. Ja pastoril on veel lisakiusatus, väsimus inimestest. Oho, mida ma nüüd kuulen? Jaa. Kui sa oled päev läbi, järjest, päevad inimestega, kogu aeg nendega tegeled, sa väsid. Sa vajad puhkust. Me peame olema targad töötegijad. Kui me tahame joosta pikka distantsi ja lõpuni vastu pidada, siis me peame arvestama sellega, et nädalas üks päev peab olema puhkepäev. Iga 6 aasta tagant ei ole vale, kui sa teed pikema puhkuse ja võtad nii-öelda sabati, mida mõned on ka praktiseerinud. Ja siis tuled jälle puhanuna, värskena, rõõmsameelsena, hea karjasena. Pastorid, armsad õed-vennad, igatsevad üllast ja kaunist tööd. Nad igatsevad seda. Nad tahavad anda parima ja nad annavadki omast. Aga isegi kõige parimad, kõige tugevamad vajavad puhkust. Nad vajavad seda. Kogudused, püüdke seda mõista ja sellest aru saada. Kui pastor üks päev pole kättesaadav ja tal on puhkepäev, siis ärge mõtelge, et tal on teist ükskõik, mis teiega juhtub. Ta kogu aeg mõtleb ja elab kaasa sellele, mis toimub. Aga ta on ka inimene, kes vajab puhkust veidika aega inimestest. Sa mõtled, kas see asi ikka läheb Jumala sõnaga kõik kokku? Me jõuame sinna, ma näitan, see läheb väga hästi kokku sellega. Ja seda Jumala sulastena, Jumala rahvana me peame arvesse võtma. Kui sa oled siiralt teeninud aastast aastasse kogu oma hinge, ihu ja emotsioonidega, pannud kogu oma panuse, et inimesi vaimulikult teenida, siis sa lihtsalt vajad üks puhkus ka enne, kui sa kokku varised. See on palju hullem. Enne, kui sa kokku varised, ole tark ja arvesta sellega. See kokkuvarisemine, ütleb Harri Leesment, meie üks rajajatest, võib isegi juhtuda siis, kui Jumal on pannud sinu peale need ülesanded. Ja vahel võib olla, et
sul on selline moment ja hetk elus, et sa oled saanud Jumalalt mingi vägev asja, sa paned selle asjaga liikuma ja arvad, et see asi tuleb ära teha 1 või 2 päevaga. Tegelikult Jumal on arvestanud, et kuule, et see võib olla 1-2 aastat, 4 aastat periood, aga sa ütled, et kui said, siis kohe tuleb asi ära teha. Sellega tuleb alustada, aga sa ei tohi ennast tõmmata ribadeks, nii et sa ei jõuagi seda asja lõpuks ära teha. Sa pead olema siin nagu valvas. Muidugi arvatavasti on siin kuulajate julges neid ka, kellel ei ole see teema üldse peavalu, sest tal on juba asi selge, ta praktiseerib seda ja see on tema jaoks täitsa okei, siis see on okei, aga ma kaldun arvama, et siin võib olla inimesi, kellel on see teema samamoodi väljakutseks, et kuidas ma ikkagi seda asja saan endale lubada. Ja samaaegselt võib-olla vasardub sul täna peas üks mõte, oota, mul on ju üks üritus ees tulemas, teine, kuidas ma selle 3. ja 4. nüüd hakkama saan, sest need on ka vaja kõik ära. Stopp! Stopp! See on päris eluohtlik. Kui sa 24/7 kogu aeg rügad tööd teha ja sa ei võta puhkust. Inimene, kes jookseb kogu aeg ja ei võta puhkust. Ma olen mõnda neist kohanud. Kuule, nad on päris närvilised, päris pahurad. Nad võivad väga halvasti sulle ütelda, sinuga käituda. Jaa, absoluutselt. Aga millest see tuleb? Üks võimalik osa võib olla selles, et see pastor ei ole ammu endale võtnud puhkust. Selle asemel head teha, ta kuidagi kütab ja teeb hoopis selle asemel halba. Ja see tuleb sellest, et just see sama mõtteviis, kuidas ma saan endale seda lubada, kõik need asjad on vaja teha. Kui need ohumärgid on juba olemas, siis tuleb kindlasti võtta puhkust. Aga palju targem on võtta puhkust korrapäraselt, kindel rütm. Kindel asi. Kui vähegi sa täna tunned, et kuule, et mul tuleb selle teemaga ikkagi silmitsi seistes teha täna üks otsus. Jaa, absoluutselt, siis ma kinnitan, see otsus tuleb teha. Enne kui sa täitsa ribadeks ennast tõmbad ja sind üldse ei ole. Ja ma tulen Jumala sõna juurde ka ja ma isegi leidsin Uuest Testamendist, kus Jeesus oma jüngritega seda asja täpselt samamoodi arutab. Aga ma nimetasin ka Moosest ja Mooses tundis seda rõhumist päris tugevalt. Mäletate seda lugu, kui nad olid välja tulemas ja rahvas nuriseb seal ja nõuab liha, tead, Moosese käest. Ja see on 4. Moosese raamatu 11. peatükk ja seal Mooses ütleb Jumalale niimoodi, miks sa paned kogu selle rahva koormaks minu peale? See oli nagu üks koorem Moosese peale ja Jumal oli seda pannud. Ja seal on veel erinevad kohad. Aga kuidas puhkus võtta, kui inimesed vaatavad sinu peale ja sa oled ise ka olnud nii rumal, et usud, et oled asendamatu. Aga see on juba ebajumala teenistuse põhimõte. Mina siin, mina seal. Kuule, mõtle sügavalt järele. Kui palju sa nõnda oled tõmmanud ja kui palju sa oled aukus olnud. Sul käega löömise tunne, aitab küll, tead. Sul on vaja puhkust. Puhata. Kas on lahendust? Kas Jeesus puhkas? Ma olen ju Jeesuse jünger ja ma tahan ju teha täpselt nii, nagu Jeesus teeb. Ma tahan ju käia tema jälgedes. Muidugi, see on täitsa õige suhtumine ja sa peadki järgnema Jeesusele kõiges ja ka selles, mis puudutab seda teemat puhkust. Kui sa võtad lahti Markuse evangeeliumi 6. peatüki ja seal on 30 ja 32 salm, mille ma ette loen, mis ütleb niimoodi. Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike nad olid õpetanud. Ja pane tähele nüüd, mida Jeesus neile ütleb, kui nad tulid. Me ka, vau! See asi sai tehtud, see asi läks fantastiliselt hästi, super. Ja tegelikult sa oled seest juba tühi, sa oled kurnatud, ainult kest on kuidagi püsti seismas. Ja Jeesus ütleb neile niimoodi, poisid, tulge nüüd oma ette üksildasse paika ja puhake pisut.
Need on Jeesuse sõnad, mitte minu. Nad olid pannud täie hooga, sest Jeesus oli andnud neile täie meelevalla ajada välja kurre vaime, teha haiget tervis ja poisid panid, nii et tuli takkus. Aga Jeesus nägi siis ühte momenti, nüüd on vaja natuke rääkida nendega ja kutsub poisid kõrvale, et kuule, nüüd on vaja võtta üks time out. Me peame otsima ühe väikese paiga ja natuke puhkama, et siis jaksate edasi teha. See ei olnud, et nad oleks käega löönud. See ei olnud, et neil oleks ükskõik inimestest olnud. Aga Jeesus ütles, et nüüd on vaja väike puhkus. Ja siis läheme jälle edasi asjaga. Ja Jeesus koos oma jüngritega täitis ju paljude inimeste vajadusi. Nad tervendasid haiged, ajasid välja kurje vaime. Nad toitsid, hulga tuhandeid mehi. Seal oli inimesi, kes olid kokku tulnud, massid, nad õpetasid neid. Päevast päeva selline töö nii-öelda käis. Ja füüsiliselt, kui sa mõtled neile noortele meestele, siis nad olid päris tugevad mehed. Nad olid füüsiliselt heas vormis. Aga isegi füüsiliselt heas vormis mehed väsivad ja vajavad ühel hetkel hingamist, väikest puhkust. Ja Jeesus ütles, et nüüd on see aeg. Ja Salm 31, see on, mis ütleb, et nüüd tuleb võtta puhkust. Nüüd tuleb. Tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. Võib-olla on täna Jumala sõnum just sulle see täna, mis ütleb, et no nüüd on õige aeg. Nüüd tuleb võtta, enne kui asi kisub kiiva. Ole tark, ära karda, see on täitsa okei. Sellele samale järgneb üks lugu jälle. Inimesed näevad neid, et nad lähevad puhkama sinna üksildasse paika ja nad on enne kohal juba seal, kui Jeesus oma jüngritega. Jeesuse plaan viia oma jüngrid puhkama üksildasse paika, hea mõte ja ta paneb juba sinna poole teele ja hops, rahvamass jälle ootab teda. Tore puhkus. Halleluuja. Ta saadab jüngrid paadiga vastaskaldale, ise jääb veel kohale, saadab rahva ära, palvetab, võtab ise ühe time-out'i, et isaga rääkida. Võimalik, et nad rääkisidki puhkuse plaanides seal. Ja siis, need peatükid kõik sealt, mis hakkavad tulema selle järgi, päris huvitavad, kui sa seda loed, võtad kaardi ette ja vaatad neid paiku, kus nad käivad. Jeesuse puhkuse plaan oli päris hästi planeeritud niimoodi, tema mõtted, kus ta oma jüngrid kõik läbi viib. Aga ta saadab jüngrid teele paadiga ja te teate seda, seal tuleb see torm ja Jeesus läheb jüngritest mööda, nagu ignoreerides neid. Poisid aerutavad seal. See on päris õpetlik lugu. Päris õpetlik lugu. Seal me näeme, et Peetrus läheb Jeesuse sõna peale, vee peale kõndima. Seal me näeme, kui neil on hirm, siis nad hüüavad appi Jeesust. Jeesus on väga lähedal, ta on kohe hopsti nende paadis. Aga ta laseb poistel aerutada ka nii kaua, kuni nad omast jõust enam ei suuda, lihtsalt väsivad ära. Toss on väljas. Tuttav tunne, vahel juhtub seda parimategagi, et toss läheb välja, aerutad ja vastaskaldale ja paned. Ja muide, selle vastaskaldaga, ma ükskord jutlustasin sellest vastaskaldast ja kuna ma ise olin sellises rattas kogu aeg, et kogu aeg tuli tööd teha, siis ma nägin seal vastaskaldas ka, vau, milline tööpöld, Jeesus saatis poisid tööle. Tead, seal on vaja inimesed ära päästa, seal on vaja asi korda panna. Ja kui ma nüüd puhkuse teemat uurin, siis ma näen, et Jeesus oli hoopis puhkuse plaan poiste jaoks. Viia mehed pisut üksildasse paika hingama. Mitte töö. Aga kui sa oled töörütmis, siis sa enam muud varsti lõpuks. See oht on, et sa ei näegi ainult üks töö. Kuule, sa sured ära ja tööd jääb ikka veel teha. Sa ei suuda üksi seda maailma päästa. Ja
ohtlik on, kui sa paned 24/7, seda vähem sa jõuad päästa. Sest sa lihtsalt kustud ära ühel hetkel. Sa oled inimene. Ma ei näe ühelgi täna siin tiibu lehvimas kuskil. Me vajame puhkust. Kui nad teisele poole jõudsid, nii nagu ma ütlesin, seal oli rahvamass ootamas ja tundub, et see puhkuse plaan, sellest ei tule mitte midagi välja. Ükskõik kuhu sa lähed, igal pool on abivajajaid. Ükskõik. Aga Jeesuse plaan ei olnud muutunud. Ta tahtis ikka oma jüngreid puhkama viia. Ikka oli see mõte olemas ja kui lugeda neid järgnevaid peatükke, siis me näeme, et see ei olnudki sugugi lihtne. Ei olnud nende jaoks ka lihtne, aga Jeesuse plaan oli kindel. Poisid vajavad puhkust natuke vahepeal, sest nendel seisis ees veel päris palju tööd. Ja ta teadis, et nad vajavad ja meie vajame ka. Mitmed teist on juba tõmmanud mitu aastat niimoodi, et puhkust ei ole saanud lubada endale, sest kogu aeg on tööd ja tööd ja tööd. Stop, pea kinni. Pea nüüd kinni, enne kui asi läheb täbaraks. Sul on koguduses palju häid inimesi, kaastöötajaid, kes saavad sind selles aidata. Sa ei ole maailma naba. Seal on inimesi, kellele Jumal on andnud anded. Räägi nendega. Räägi sellest, et mul on nüüd see aeg käes, kus ma tunnen, et Jeesus kutsub mind veidikest aegaks eemale. Ma vajan üks puhkusaeg, et siis uuesti jätkata rõõmsana, julgena, kindlana. See ei ole mitte häbiasi. See on tark inimene, kes oskab need momendid ära tabada. Ja tõsi, ükskõik kuhu sa lähed, hädas inimesi on igal pool. Hädas inimesed otsivad sind üles igalt poolt. Ja Jeesus ka, nii kui ta jälle kuskile läis, jälle üks tuli oma vajadusega, üks naine oma tütre pärast ja muidugi Jeesus aitas neid, ega ta siis ei jätnud neid ka hätta. Aga üks koht on küll, mis ma lugesin ja vaatasin, et opa, Jeesus, kas sa tõesti niimoodi käitusid? Ja see on üks koht, kus ta läks siis jüngritega erinevatest paikadest läbi ja jõudis siis kohta, kus olid kõvad usumehed koos, kes tundsid väga hästi pühakirja, variserid. Ja need sellid hakkasid Jeesuselt küsima selliseid kiuslikke küsimusi. Võib-olla teil ka, pastorid, tuleb ette mõned inimesed, kes sedamoodi teiega on käitunud, et mis iganes, teate, ka kuskil tahaksite natuke hinge tõmmata. Nad ikka tulevad, nendel on ikka oma nimekiri, tead, käes ja kuidas asjad peaksid käima nii ja tead, ma näen nii ja tead, kui seal puhkus, nad tulevad sinna ja jälle, tead, tulevad oma asjadega, pikkad nimed. Tead, mis Jeesus tegi? See on päris huvitav. Kui need kiuslikud variserid tema käest küsisid selliseid kiuslikke küsimusi, siis Piibel ütleb, et Jeesus jättis variserid sinna paika, kus nad oli. Läks paadiga minema. Puhkusele. Päris huvitav. Aga ta tegi seda. Ta vajas, poisid vajasid puhkust. Miks? Sellepärast, et me oleme kutsutud töötegijateks mitte ainult tänaseks päevaks. Pastorid, meil on palju tööd teha, vastab tõele. Tohutult palju on inimesi, kellele peame jõudma. Aga me vajame ka tarka käitumist kõige selle sees. Kui Jeesus puhkas, kui ta pidas oluliseks, et jüngrid vajavad puhkust, miks meie arvame, et meie ei vaja? Vajame. Iga pastor vajab puhkust. Nii et koguduse liikmed, te kuulete täna seda minu käest. Kui teie pastor ütleb, et ma vajan puhkust, siis püüdke mõista teda, et ta tõesti seda vajab. See ei ole, et ta ei tahaks tööd teha. Ta vajab vahepeal hinge tõmmata. Ta vajab vahepeal puhata ka kõigest sellest, mis on tema ümber olnud. Mitte, et ta sellest kõigest ei hooli, aga ta vajab puhkust. Niisiis, sõbrad, mu abikaasa on täna siin meie keskel. Mul on väga selge vastus täna sinu jaoks olemas. Täna, kui see siin kõik lõpeb, ma olen 4 nädalat arvestanud, et ma puhkan koos sinu ja perega. Neli nädalat.
Paljud ma tean, ei saa seda enda luba, aga kui sa pingutad, need asjad on võimalikud. Sa ei ole maailma naba. Delegeeri asju ära, kellele sa delegeerid. Ja ütle, räägi ausalt. Nüüd on aeg mul võtta see aeg oma abikaasa ja laste jaoks, et puhata teenimisest teistest inimestest. Nemad vajavad mind nüüd. Nüüd mina pean olema nende jaoks olemas. Nii et püüa mulle mitte helistada. Võid kirjutada. Ma ei luba, et ma vastan kohe. Aga ma ühel hetkel vastan. Siis kui mu puhkus on läbi. Venad õed, see on vabadus Kristuses. Vabadus ka puhata pastoritel, töötegijatel, et me suudaksime ja jaksaksime seda tööd teha, mis seisab veel ees. Tõuseme, täname Issandat. Tema on hea, tema kingib vabaduse, tema annab meile rõõmu ja rahu. Kõige selle sees, mis me oleme olnud, see on imeline aeg olnud siin laagris. Võrratu. Suur tänu teile, et te olete võtnud aega ja tulnud, andnud oma panust, elanud kaasa ja ma usun, et Jumal on ka kinnitanud ja julgustanud teid. Isa taevas, me täname sind, et tõesti me võime olla vabad Kristuses. Vabad hirmudest, vabast kõigest sellest, issand, mida vaenlane on püüdnud meie mõtetesse, meie eludesse külvata. Me täna tõesti ütleme kõigele sellele, issand, mida sina oled öelnud. Jah, Jeesus, me tahame järgneda sulle. Ja järgneda ka selles, et normaalselt puhata, normaalselt võtta üks hingamispäev ühes nädalas. Ja ma usun, issand, et sinu püha vaim, tarkuse vaim annab selle arusaamise Kristuse ihule tervikuna. Ja see saab olema üks tervendav aeg paljude teie jaoks, kes te ka täna siin olete. Issand, ma õnnistan oma vendi ja õdesid sinu nimel ja tänan, et sa oled tõesti võrratu, issand. Tõesti võrratu, issand. Kiidetud olgu sinu nimi. Aamen. Kiidame Jumalat veel. Pimedus väriseb su nime ees, varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma raskustes, sest see rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartuste, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele on mul lootust tantsida jälle. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda, pimedus väriseb su nime ees, varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartustel, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele on mul lootust tantsida jälle. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda kiitus sinule. Austus sinule. Tänu sinule. On mul lootus igavene. Ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi, tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast tahan laulda kiitus sinule.
üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kus sügab aimas olnud. On palju põhjust laulmiseks, kus sügab aimas olnud. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. On palju põhjust laulmiseks, kui üldse ei saa aru. Kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi. Oleme käed kokku meie Issandale. Sul on kõik vastused. Seepärast ma laulda ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest. Tean, et sa kannad mind läbi. Tean, sul on lahendused, sul on kõik vastused. Seepärast ma laulda kiitus sinule. Austus sinule. Tänu sinule. On mul lootust igavene. Vau. Halleluuja. Me oleme sellel laagris õppinud, kuidas olla emotsionaalselt terved, amen. Kuidas saada vaimselt terveks, vabadus Kristuses ja ka füüsiliselt terved. Ja tänane sõnum ka veel lisaks, et kuidas puhata, hoida oma keha, hoolitseda selle eest. Ja ma usun, et see vabadus Kristuses on täielikult kaetud. Oled sa nõus minuga? Aga enne kui me võtame lõpusõna, me tahaks õnnistada meie armast piiskopi pere. Nii et Alur, tule oma armsa abikaasaga siia ette. Janno, ole hea, tule. Palvetame ja sirutame oma käed armsate juhtide poole ja õnnistame neid. Ja õnnistame seda puhkust ja seda tulevast aega. Halleluuja. Issand, kui sina töötasid, siis need päevad olid nagu nad olid, aga kui sa otsustasid, täna on fun päev, siis seda sa õnnistasid. Ja me täname, et sa õnnistad seda puhkuse aega, sa värskendad neid vaimu, hinge ja ihu poolest ja nad naasevad sinu väes ja värskes võidmises. Jeesuse vägeval nimel. Nõnda sündigu me deklareerime selle teie üle Jeesuse nimel. Amen. Halleluuja. Glory. Nii et kogu meie vaim, ihu ja hing olgu hoitud tervikuna. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie üle ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu Jeesuse nimel. Amen. Viige tervitused oma kodupaikadesse ja kohtume järgmine aasta. Kell 12 check out, välja registreerimine.